Nii, järgmine ettekanne tuleb siis Elva abivallavanema poolt, on Kertu Vuks ja tema teemaks on siis kaasamine, ametniku hirm või rõõm. Võiks natuke öelda siis Kertu kohta seda, et tal on magistrikraad sotsiaalteaduses. Siis 2016 kevadel astus Kertu tööle haldusreformi koordinaatorina ja kuna tal läks seal nii hästi ja ta võeti seal hästi vastu ja siis ta armus sellesse valda ära ja nüüd ta siis tegutseb siis abivallavanemana. Ja tema on öelnud seda, et ebaõnnestumisi ei tohi karta. Ettevõtlikke inimesi eristab see, et nemad ei lase ennast sellest häirida, vaid asuvad tegutsema. Teadmata vastuseid kõikidele küsimustele. Ja paistab, et ka sinu ettekanne on küsimuse vormis. Kaasamine, on see ametniku hirm või rõõm? Palun. Tervist, aitäh sissejuhatuse eest. Mina olen Kertu ja jagan Elva kogemust ja mõtteid siis kaasamise osast ja võib-olla natukene teise nurga alt kui eelmine ettekanne. Et räägiks ka siis võib-olla sellest, et mida ametnikud võivad tunda ja arvata kõigest sellest seal juures. Esmalt kõik osalejad, pange hästi korraks silmad kinni ja mõelge enda jaoks, mis on see miks kaasamisega üldse on vaja tegeleda või mis see sinu jaoks on. Otsisin infot tänaseks ja jõudsin selleni, et juba vanad eestlased oskasid seda öelda, et kus viganed laita, seal tule ja aita ja koos mõtlemisel on jõud, ehk siis kaks pead on alati parem kui üks. Kui siin ministrite ettekannetest toodi välja avatud valitsemise olulisus ja see, et Eestis on olnud võimalus mitmetel omavalitsustel kaasava ja avatud valitsemise praktikaga siis juba tegevuskava vormis kokku puutuda, siis tegelikult Elva vald on üks nendest omavalitsustest, kellel on loodud selline kaasamise hea tava ja kaasamise hea tavaga avatud valitsemise kontekstis konkreetsete tegevuste näol. Meie siis need 7 sammu, millest meie oleme lähtunud nii oma tegevuse kavandamisel ja millega me täna ka tegeleme, on siis praegu teie ees ja võib-olla tänases kontekstis tooksingi veel eraldi välja selle, et kuigi jah, kaasamine ei ole ainult info jagamine, kaasamine on dialoog, siis kaasamise eelduseks on see, et omavalitsuse tegevust puudutav teave peab olema kõigi jaoks kättesaadav. Kogukondadega arutamine loomulikult ülioluline ja nii eelnevatest kui ka järgnevatest ettekannetest kindlasti veel kord ka välja tuleb. Juba varem ka mainitud vabaühenduste rahastamine, just see, et need reeglid oleksid selged. Avalike teenuste arendamine koos vabaühendustega, koos kogukondadega. Noorte kogukonnaelus kaasalöömise aktiveerimine. Meil Elva vallas on moodustatud noortevolikogu, toimuvad valimised nagu päris volikogudeski, ehk siis hääletada saab täiesti hääletuspunktides ja hetkel on meil teine volikogu koosseis noori toimetamas. Ja loomulikult oluline osa siis avatust kaasavast valitsemisest on korruptsiooniohu vältimine ja tänasel päeval eriti oluline kohalike elanike ja kodanike digioskuste arendamine, et see infole ligipääs oleks tõesti olemas. Aga lähme siis nüüd juba praktika juurde. Kuidas me seda teeme? Puhtalt sellised meie kõige olulisemad sellised praktilised kanalid on siin teie ees. Kommenteeriksin lähemalt mõnda neist, et avada rohkem seda mõtet. Meie teeme päris palju avalikke konsultatsioone, nagu eelnev esineja rääkis, et nendel on kogukonnakomisjon see, kes vaatab kõik olulised eelnõud ja määrused läbi, siis meie oleme rakendanud praktikat, kus siis avalikul konsultatsioonil ehk siis kõigil arvamiseks on võimalikult palju erinevaid õigusakte ja tuleb tunnistada, et sõltuvalt teemast neid arvamuse avaldajaid tegelikult on päris palju. Tunne ametniku algatus. Miks ma selle siin täna välja toon? Kui ma ütlesin, et kaasamine on dialoog, siis see tegelikult eeldab austust mõlemalt osapoolelt, nii sellelt, keda kaasatakse, kui sellelt, kes kaasab. Ja ma usun, et täna kuulajate seas on väga palju ametnikke, kes kardavad kaasamist just selles kontekstis, et
kuidas öelda, miks ma kutsun kurjakarja või küsin küsimusi, millele ma saan ainult negatiivset tagasisidet. Meie tunneametniku algatus siis on selline väike videoblogi formaat, kus siis me tutvustame oma maja inimesi, selgitame, millega nad tegelevad ja näitame inimestele, et nad on päris inimesed ja nendega suhtlemine võiks olla viisakas ja loomulikult annavad ka nemad omalt poolt sama sõnumi vastu, et oleks see kaasamine mõnusam, sujuvam ja sõbralikum, heatahtlikum. Meil on nädalakirja nädala eelinfo, mis siis informeerib kodanikku, informeerib üldse neid, kes on Elva valla tegemistest huvitatud ja nädala kirjas me räägime lahti ka need teemad, millega siis see konkreetne ametnik või komisjon tegeles. Ja see on tegelikult muutunud päris populaarseks infokanaliks. Ei saa ära unustada sihtgruppide peale mõeldes, et on hulk inimesi, kelle jaoks on oluline infojagamise kanal ju ka täiesti traditsiooniline infoleht. See ilmub meil võib-olla tihedamini kui paljudes teistes omavalitsustes 2 korda kuus. Meie Elvas oleme e-teenuste usku, juba enne koroonat olime ja täna veelgi enam. Meil on selleks kasutusel 2 erinevat platvormi, sõltuvalt siis erinevatest teemadest, aga Spoku on siis see keskkond, kus me kogume ettepanekuid nii avaliku konsultatsiooni raames kui arengukava avalikul väljapanekul, et need on meie abilised. Ja kogukonna võib-olla, et üks kõige olulisem info edastaja just personaalselt kodanikule sõltuvalt tema huvidest ja ootustest, mis infot ta koguda soovib. Et meie äpp siin on küll kuvatõmmisel ingliskeelne versioon, loomulikult on see eesti keeles ja meie kasutame seda tõesti igapäevaselt, et alates probleemidest teavitusest, lõpetades uudiste ja teadeteni ja tõesti meie kommunikatsioonijuhi hinnangul oli see rakendus väga kasutatav just eelmisel kevadel koroonakriisi esimese laine ajal info saamiseks. Me saame seda infot vaadelda ka, milliste teemadega inimesed ennast rohkem huvitatud tunnevad siis selle järgi, et milliseid teavitusi nad avavad. Ja selleks, et äppi kasutatakse, et inimesed annaksid oma tagasisidet ja jagaksid oma mõtteid, me teeme erinevaid kampaaniaid ja selleks, et see oleks tõesti iga elvaka taskus oleval telefonis alla laetud. Me teeme tööd iga päev erinevate kanalite vahendusel, alustades siis tõesti teavitustest, lõpetades siis meie praeguse Elva miljoni kampaaniaga. Mis me veel oleme teinud lisaks tavalisele sellisele teavitusele ja püüdes muuta mugavamaks kaasamist? On see, et me oleme toonud sisse sellise blogi formaadi, kus me saame siis niimoodi tihedamalt reaalajas anda infot erinevate projektide kohta. Hetkel on siin kuvatõmmis Pika tänava projektist, mis siis puudutab ühte Elva olulist liikumisteed, aga üldplaneeringu blogi toon välja just sellepärast, et ideekorje oli meil sellel korral lahendatud sellise interaktiivse kaardi raames, kui minna veebilehele üldplaneering.elva.ee saate kõik piiluda, mis seal ideekorje kaardile kogukondadest ja kodanike poolt postitati ja millised need mõtted olid ja sinna on antud juurde ka esimene tagasiside. Elva vald on minule kuuldavasti päris tuttav selle meie naljaka nimega ürituste sarja Külade kärajate poolest, et tõesti see on selline mõnus ja muhe kogukondade kokkusaamise koht, saavad kokku kogukonnad, saavad kokku vallavalitsus ja räägime seal koos sellest, mis on hetkel oluline ja toimumas on meil see regulaarselt ja ei ole ära unustanud me ka seda, et kogukondade edendajate tunnustamine on ülioluline. Ja järgmine võimalus selleks ongi meil juba mitte homme, vaid laupäeval. Kõik huvilised Elva valla Facebookist leiavad üles Külade kärajate ürituse ja on rõõmuga oodatud osalema, siis te näete, kuidas me seda päriselt teeme. Aga nüüd koostöö teemade juurde lähemalt, et kui eelnevalt räägiti kogukonna komisjonist, siis meil on
toimetamas piirkonnakogud kõikides vanades Elva valla piirkondades ja tegelikult mõte on sama nagu eelneva ettekande puhul välja toodud, et need aktiivsed inimesed piirkondadest oleksid kaasatud ja jagaksid oma mõtteid ja võib-olla erinevusena on meil see, et meil moodustati need kogud ühinevate omavalitsuste poolt enne seda juriidilise ühinemise jõustumist ja pandi paika ka siis see, millistel alustel need kogud on moodustatud ja igal kogul on oma statuut, mis küll üldkontekstis sätestab samu põhimõtteid, aga see on siis nende töö alus. Ja lisaks sellele, et arengukava, eelarvestrateegia ning üldplaneering jõuavad selle piirkonnakogude lauale, siis tegelikult on arutluse all ka kõik teised muud piirkonna jaoks olulised eelnõud ja minul on rõõm tunnistada, et küll mitte kõik 6 piirkonnakogu ei toimeta samas aktiivses rütmis, aga mõned neist toimetavad aktiivsemalt ja loodetavasti jätkub see ka nüüd pärast järgmisi valimisi, kuna tegelikult esialgu moodustati need kogud selleks ülemineku ajaks ehk siis uue Elva valla esimeseks 4 aastaks. Kaasav eelarve. Miks ma selle siin täna välja toon? Väga paljud omavalitsustest kasutavad kaasavat eelarvet, aga meie näeme seda kui ideaalset võimalust kogukondade kaasamiseks ja kuigi on arengukava ja eelarvestrateegia see koht, kuhu saab oma ettepanekuid alati esitada, siis kaasaval eelarvel on meie arvates olulised sellised eelised lisaks juurde. See on esiteks väga hea võimalus seda sama avatud valitsemise põhimõtteid praktikas rakendada ja harjutada selles mõttes kaasamist, et kogukonnad tuleksid kokku ja arutaksid läbi, mis nende jaoks praegusel hetkel on oluline ja kuna teate, siis kaasav eelarve ju võidab see, kes kogub kõige rohkem hääli, mistõttu oluline on kaasata ja mõjutada ka siis seda ülejäänud seltskonda oma külast, et nad annaksid hääle sellele meie küla või aleviku või kogukonna teemale. Ja tegelikult meil on väga hea meel vallavalitsusega ka selle üle, et nii mõnedki projektid, mis ei ole saanud rahastust kaasava eelarve raames, oleme me saanud mõne teise toetusmeetme või teiste võimaluste abil lahendada ja just see, et need ettepanekud on meil kohe piirkondade lõikes nii-öelda kohe laualt võtta sisuliselt. Et veel, mida me siin slaidil välja ei toonud, aga mida meie kaasavat eelarvet iseloomustab, on see, et meil jaotub raha 3 erineva piirkonna vahel, ehk siis rahastus saavad 3 ideed. Ja kui suur hirm kaasava eelarve esimesel rakendamisel Elva vallas oli see, et raudselt võidavad need suured kogukonnad, siis tegelikkuses reaalsuses niimoodi välja ei kukkunud ja nii eelmisel kui üle-eelmisel aastal said rahastuse päris pisikesed külad, kellel oli lihtsalt väga-väga kihvt idee ja väga äge kampaania, ägeda meeskonnaga, mis kõnetas kogu Elva valla elanikke. Aga mis kõigest sellest ametnikud ikkagi arvavad, et kuidas vaadata kaasamisele ametniku vaatest? Ma usun, et meie kuulajate seas täna on päris palju neid inimesi, kes igapäevaselt toimetavad ametniku vaatena siis ametniku toolilt ja mõned meie mõtted või soovitused. Me oleme nüüd Elva vallas peaaegu et kokku saanud sellise kaasamise hea tava, mis hetkel on meie majas ideekorje nagu lõppfaasis ja läheb õige pea ka avalikule konsultatsioonile ja arutelule. Aga milleks me soovitaksime midagi sellist teha? Esiteks selgige sellepärast, et me saaksime meeskonna mõistes aru, vallavalitsus kui organisatsioon siis, mis see kaasamine üldse on, sest et meil on päris suur meeskond ja eks meil kõigil on omad ootused või arvamused selle kohta, et mis see siis täpsemalt on. Ja kui ei ole ühte praktilist juhist või ühte eestvedajat, kes kogu aeg siis näpuga viibutab, et nüüd tuleb teha nii või et kas sa siis ei tea, et protsess on selline, see ei ole tegelikult väga jätkusuutlik. Ja oleme märganud seda, et me peame kommunikeerima oma maja inimestele, oma meeskonna inimestele ka seda, kuidas kaasata ja milleks see vajalik on. Millised on need kaasamise kasud, kuidas anda tagasisidet
ja julgustada pidama dialoogi ka siis, kui see ei ole mugav vastane. Sellepärast, et tegelikkuses ju see, mida me teeme vallavalitsustes üle Eesti, me teeme nende kogukondade inimeste jaoks. Aga samamoodi on vaja selgitada avalikkusele ootust, miks me konkreetset dokumenti või arvamust küsime mingites küsimustes ja et need eesmärgid oleks mõlemate osapoolte jaoks ühtemoodi arusaadavad. Meil on üks viimase aja näide, kus meil oli avalikul konsultatsioonil mälestus- või tunnustuspinkide panemise kord ja saime pärast esimest päeva aru, et me oleme midagi nagu täiesti valesti kommunikeerinud, sest et meie inimesed hakkasid saama ettepanekuid mitte selle kohta, kas see kord on okei, vaid selle kohta, kellele need pinke võiks panna. Ehk siis mõtle ka sellele, et kas see, mida sa küsid, on üheselt üldse arusaadav. Ja loomulikult on oluline see protsess ka selles kontekstis, et nagu ma arvan, et üks ministritest ennem välja tõi ka selle, et kaasamisest tuleb teha kompromisse mõlemalt poolt. Nii selle poolt, kes kaasab, kui selle poolt, kes on kaasatud. Ja oluline on see tagasiside andmine ja selle vastuvõtmine ja selgitused selle tagasiside juures. Ja võib-olla selle kaasamise hea tava kontekstis kõige suurem mõte on see, et just ametnikkonnale, kes meid täna kuulamas on, et disaini see kaasamine sellesse protsessi juba sisse. Mõtle läbi, kuna sa kaasad, keda sa kaasad, kellega sa peaksid rääkima, keda see teema just võiks kõnetada ja kellelt sa saaksid kõige rohkem häid mõtteid. Sest et tegelikkuses, nagu eelnev ettekandja ütles, palju julgem tunne ja palju kindlam tunne on minna siis, kui sa tead, et tegelikkuses inimesed, kelle igapäevaelu see kord või määrus mõjutab, on saanud sellesse kaasa rääkida. Ja kuidas hoida dialoogi? Hästi selline küsimus, mida me tegelikult võiksime iga päev enda käest küsida, sest kaasamine ei ole mingisugune ühekordne tegevus. Ja minu jaoks vähemasti on jäänud viimastest aegadest kõlama see, et kui ma mõtlen sellele, kuidas mina tahaksin, et mina oleksin kaasatud, siis võib-olla on üks märksõna see, et kuidas ma tunneksin, et ma olen eriline või et minu peale on mõeldud. See on väga raske, arvestades seda, kui suured on meie omavalitsuste suurused, aga siin ongi võtmesõnaks need kogukonna esindajad, olgu nad siis külavanemad, piirkonnakogud, kogukonnakomisjonid. Et Elva vallas on lihtsalt veel remargina eelmise teema juurde, et meil on külavanemad toimetavad ja on loodud ka külavanemate statuut, mille uuendamine siis tegelikult tõusis päevakorda just külavanemate endi soovil. Aga lõpetuseks soovitused, millele mõelda ja mõelda võib-olla just nii kogukondade kui ka organisatsioonide poolt. Et see sõnasta ja rakenda kaasamise hea tava on võib-olla vallavalitsusele kui organisatsioonile selline mõnus läbimõtlemise protsess selles osas ka, et kuidas seda teha, kellele teha ja millal teha. Ja olen siin välja toonud ka selle, et tee rohkem kui miinimumprogramm. Pean silmas seda, et jah, nii mõnegi protsessi juures on seaduses ette antud, kuna ja keda sa peaksid kaasama, aga sellest ei piisa. Meie hinnangu sellest ei piisa. Mõtle veel, seesama avalike konsultatsioonide teema või kaasav eelarve või mingid arvamuse küsitlused või kõik sellised asjad, need tegelikult annavad väga palju juurde. Ole personaalne. Mõtle, kelle käest sa küsid neid asju ja kuidas sa talle vastad. Kas sa vastad talle vastusega, mis jätab talle mulje, et see on selline massvastus, mille saavad kõik inimesed või sa pöördud ta poole, lugupeetud või tervist, aitäh ettepanekute eest. Need on kõik väikesed detailid, aga päeva lõpuks väga olulised. Proovi teha midagi teisiti. Meil ei ole aega igapäevaselt ennast kõikide erinevate arengutega ju kodaniku mõistes kursis hoida. Eristuvad ägedad üritused, ägedad algatused. Vali võib-olla mingi ebatraditsiooniline koht selle kaasamise tegemiseks. Meie valla arengukava tehes 2018. aasta suvel ja sügisel tegime ühe hullude ideede seminari täiesti mitte valla ruumides ja tulles täiesti kastist välja.
läksime tantsurühmade ja kooride juurde küsima, mida nemad näeksid valla arengus olulist, mida võiks arengukava raames välja tuua. Et kõik sellised nipid ja nõksud ja mõtle sellele, et kuidas sina sooviksid, et sind kaasataks. Seda nii mõlemalt poolt, nii ametniku poolt kui ka kodaniku poolt. Et ma arvan, et see on mõtlemist väärt koht. Ja kliendi teekond, mille peale veel väga paljud omavalitsused, avalik sektor ei mõtle, riigiasutused, ministeeriumid juba mõtlevad rohkem, et kuidas selle kliendil või kodanikul oleks hea, millised on need head kanalid ja kuidas teha see kaasamine ja see dialoog meeldivaks ka siis, kui sa alati ei saagi kõikidele ettepanekutele jah öelda. Ääretult oluline, et kaasamine oleks jätkusuutlik ja et sul oleks neid, keda kaasata ka tulevikus, on otsuste selgitamine, miks sellised otsused on tehtud. Ja loomulikult ole ise usaldusväärne ja avatud. Näita välja, et sa tegelikult tahad seda teha. Ja kõige viimasena ja üldse mitte kõige vähem olulisemana on see, et igaüks meist on oma omavalitsuse või kogukonna brändisaadik. Mina olen täna siin teie jaoks natukene nagu Elva, eelnev esindaja oli natukene nagu oma omavalitsus, et me teeme ja meie inimesed teevad meie organisatsioonide või meie kogukonna kohta kujundavad arvamuse meie endi põhjal. Ja nagu öeldakse, esimesed mõned minutid on ju üliolulised selle esmamulje tekkimisele, seda esmamuljet on pärast päris raske muuta. Mina ütlen praegu aitäh ja ootan huviga küsimusi ja mõelge selle peale, et mida me kõik saaksime juba täna seda ära teha, et see kaasamine oleks parem. Et see algab meist kõigist endast, nii kogukonna poolt kui ametniku poolt. Aitäh! Kertu, hästi laia või kõikehõlmav ettekanne, kus sa nagu mitmeid häid ideid jagasid ja nippe, aga siin on ka mõned küsimused tulnud, et mis ka mind ennast täitsa huvitas, ega seda veebipõhist info jagamist ja äppi, ma arvan, päris eakas elanikkond väga ei kasuta, et kuidas te nagu nendega suhestute ja kui palju nemad saavad nagu osaleda kogu selles valla arenguprotsessis? Ja et see on tõesti väga hea küsimus, et kui me vaatame äppi, siis me ilmselt kõik aimame, mis vanuses see peamine kasutajaskond on, et see ongi meil kusagil seal 25–40, aga loomulikult on eakate inimeste jaoks jätkuvalt hästi oluline infokanal valla infoleht ja nende jaoks liigub see info ikkagi päris palju ka suust suhu või nagu oma kontaktide abil, et praegu on kindlasti selle sihtgrupi kaasamise osas väga keeruline aeg, sest et füüsilisi kohtumisi on väga vähe. Et ma olen täiesti nõus, et see on sihtgrupp, keda nende digitaalsete kanalite kaudu kõnetada on väga keerukas. Kas seda äppi kasutatakse nagu info edastamiseks, aga kas seda on võimalik kasutada ka info tagasisaamiseks vallavalitsuseni või see on suhtlemisvõimalus? Just suhtlemisvõimalus on olemas ja tegelikult kõige populaarsem rakendus või nagu võimalus, mida inimesed seal kasutavad, ongi just see tagasiside andmine ja teavite probleemist. Et seda on hästi mugav kasutada näiteks siis, kui ma ei tea, lähed õhtul välja ja ei põle kusagil tänaval lambid ja kõikide selliste asjade jaoks. Aga samamoodi me loome seal selliseid miniküsitlusi, kui meil on vaja mingi teema kohta kiiret tagasisidet saada, olgu see siis, ma ei tea, prügikonteineri asukoht külas X, et inimesed on päris varmad vastama ja see on mugav, see võtab vähe aega, sa saad kohe oma ühe ekraaniklikiga selle ära teha ja kui ma ennem tõin välja selle, et see on selles mõttes personaalne, et äppi kasutama asudes sa saad valida piirkonna, kus sa elad, millist infot sa ootad, mis valdkondade kohta sa infot ootad, ehk siis sellist üldist infomüra on oluliselt vähem ja sa saadki selle info, mida sa oled küsinud. Siis on üks küsimus, kas inimesed tulevad kaasamisega hästi kaasa? Kuidas sa nagu hindad seda valla elanike suhtes ja äkki toote mõne konkreetse hea näite ka? Ja mina arvan seda, et kaasamine vajab harjutamist või osalemine vajab harjutamist ja ma arvan,
et tegelikkuses see läheb üha populaarsemaks ja üha rohkem on leviv. Et kui me vaatame neid äpi teavitusi ja neid, siis tegelikkuses seal on ikkagi märgata huvi kasvu. Kui me võtame siin, ma ei tea, kaasava eelarve hääletusel osalenute hulk, siis see on meil nüüd aastate lõikes olnud enam-vähem ühel tasemel. Ja rahvakoosolekute kontekstis, mida me tegelikult teeme ka päris palju, et meile meeldib käia külades koha peal, kui meid kutsutakse või me kutsume ennast ise, et inimestega koha peal arutada, siis tegelikult on ikkagi see, et kui see teema kõnetab seda kogukonda ja see on korralikult kommunikeeritud, siis inimesed tulevad kohale. Et mina ei mäleta sellist kohalikku arutelu, kus oleks alla 10 inimese juba üle pikka aja, et meiega väga väikestes kogukondades on ikka sellised 20-30 inimest koha peal ja kes tõesti on nõus arutama. Üks päris huvitav küsimus on ka see, et kui kinni peetakse sellest hea kaasamise tavast, ehk mina nagu tõlgendan seda selliselt, et kas on tekkinud ka selline võimuvõitlus, kus tegelikult see tulemus ei ole enam oluline, vaid tegelikult kellele jääb õigus, mis kindlasti kogu lõhub ära selle edasise protsessi. No ma selgitan selle kaasamise hea tava kontekstis veel korra seda, et see on selline praktiline selgitav vahend, kus me ütleme, et millised on meie põhimõtted kaasamisel, aga ma arvan, et siin on rohkem silmas peetud seda avatud valitsemise temaatikat, et ma ei oskagi nagu niimoodi öelda, et ma ei oskaks isegi seda sellises kontekstis vaadata, et see võib muutuda võimuvõitluseks. Kas sa saad seda küsimust veel korraks korrata, kuidas see täpselt sõnastatud oli? Ma natuke interpreteerisin ise ka. Okei. Et ma mõtlen seda, et kui inimesed vaidlevad ju tõe pärast, siis nad jõuavad ühel hetkel mingile tasandile, kas üks loobub, jääb ootele, eks ole, et ta võib-olla ei oma kogu informatsiooni, ja kui inimesed vaidlevad võimu pärast, siis ei tule mingisugust heast kaasamistavast välja, et austame teist poolt, siis selleni edasi jõuta. Ja ma arvan, et siin on nagu see koht, et need mõlemad pooled peavad aru saama, et ühtepidi on kaasamine ju ettepanekute arvamuse küsimine, aga teisalt on mingi hetk, kus tuleb ka siis see otsustamise koht. Et lihtsalt ma olen selles osas nagu täiesti nõus, et sellest ei tohi tulla mingisugune võimuvõitlus. Pigem on ikkagi see, et sa pead selgitama, miks mingid ettepanekud siis päris sellisel kujul arvesse ei võetud, võib-olla nii palju selgitada kui vähegi võimalik. Ja see on ju arusaadav, et kompromissid käivadki sellise protsessi juurde. Nii, ja siis üks üsna praktiline küsimus, et kui suure summa saab üks kaasava eelarve idee? Meil on hetkel sedasi, et üks idee saab 15 000 eurot ja meil on siis 3 ideed, mis saavad igal aastal rahastuse. Iga üks neist on see 15 000 siis see, mis kulub selle idee teostamisele. Ja võib-olla siis viimane küsimus. Kas tuleb ka selliseid küsimusi läbi äppi, mis ei kuulu nagu KOV-i lahendamiseks? Kas sa saad korrata? Sa korraks kadusid. Kas tuleb ka selliseid küsimusi läbi äppi, mida te jagate, mis ei kuulu KOV-i lahendamisele? Pigem vist isegi ei tule läbi äppi. Inimesed on väga aktiivsed Facebooki Messengeris suhtlema. Võib-olla me oleme ise sellele tavale nagu ka kaasa aitanud ja me tegelikult ei pane pahaks. On ikka neid küsimusi, mis puudutavad juba kellegi selliseid võib-olla isiklikke asju, millesse kohalik omavalitsus sekkuda ei saa. Et eks neid ikka tuleb aga tuleb ka head tagasisidet, tuleb negatiivset tagasisidet, et kõike. Nii, aga nüüd ma kahjuks edasi ei küsi, kuna meil ootab juba uus esineja, aga nagu sa alguses ütlesid, et 2 pead on ikka 2 pead ja see on parem kui 1, eks ole, aga kui ma asusin kolhoosi tööle omal ajal ehitusinsenerina, siis ma kuulsin, kuidas kolhoosi esimees kutsus oma peaagronoomi nõu pidama, et millal külvama hakata ja ütles, et lähme peame nõu, 1,5 pead on ikka 1,5 pead. Okei.